Kabiinijutud podcast ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esitleb EPA Stuudio 2025. No nii, tere, kallid kuulajad, kallid vaatajad. Me oleme siin Kabiinijutud EPA messil 2025. Mina, Kristjan Anderson, endiselt teie saatejuht ja oleme siin, et muuta põllumajandus igati paeluvaks ja atraktiivseks teemaks nii linnas sees kui linnast väljas. Ja minuga alati kaasas ikka minu kaassaatejuht, muhetehnika huviline ja muidu metaforimaestro Elmar Reinold. Tere, Elmar! Tere, Kristjan! Tere veel kord kõigile ja meil on võimalus täna teha siis nüüd esimene päris saade. Meil on tõepoolest see esimene saade kohe nagu lahti rullumas ja me oleme saatesse kutsunud täna 2 imelist inimest. Et esiteks edastasime kutse Metki innovatsioonijuhile ja EPA innovatsiooniala eestvedajale Andres Huulile. Tere, Andres! Tere! Tore on olla siin. Ja tema kõrvale ikka ja alati särav mulla kuninganna Metkist, mulla missiooni koordinaator Kertu Tammik. Tere, Kertu! Tere taas! Tere taas, just nimelt. Ja me proovime siis täna nagu Elmariga aru saada ja proovime sulle ka, kallis vaataja, kallis kuulaja, tutvustada siis natuke seda innovatsiooniala, mis siin EPA-l lahti on rullitud ja võib-olla ka selgitada ja aru saada, et no mis see innovatsioon siis põllumajandus laiemalt nagu tähendab ja võib-olla mis rolli Metk seal täidab ja kuidas seda siis nagu tuua ka mulda. Sest ma arvan, et innovatsioon võib toimuda igal pool, mitte ainult siis nii-öelda aidakuuris või viljasalves või midagi siukest. Ja alustuseks võib-olla, Andres, ma hea meelega küsikski sinu käest otse, see EPA innovatsiooniala. Miks see loodi ja mida te tahate selle kaudu siis saavutada? Jaa, aitäh, see on hea küsimus, et tegelikult on ju innovatsioon, uuendused, kõik, see on see, millega tegelikult põllumees iga päev tegeleb. Ta ju otsib uusi lahendusi, tal on iga päev on riskid, on põllumajandus, on ilmastikurisk, on poliitiline risk, on nagu muud majandusriskid ja kõiki neid tuleb maandada ja siis innovatsioon on üks asi, mille kaudu seda teha. Uuendused, head ja halvad, see on see. Ja riskide maandamine, tegelikult kui poliitikud, majandusinimesed, teadlased räägivad sellest, et nagu lisandväärtus ja see kasv ja see on nagu avaliku sektori ootus, siis tavaline ettevõtja mõtleb sellest, et kuidas vähendada kulu, kuidas suurendada tulu ja kogu lisandväärtus, eks ole. Et tegelikult me otsime abi koos teadlastega, koos ettevõtjatega sellele, kuidas seda tulu suurendada ja kulu vähendada. Okei. Ja ma arvan, siin võib-olla ongi paslik küsida, et mis see innovatsioon siis nagu on? Mida see nagu ütleme siis teie jaoks tähendab, et kas see on siis tehnoloogia, kas see on koostöö, kas see on mõtteviis või midagi üldse täiesti neljandat? Mina kohe ütlen. Ütle. Et igal juhul mina näen nõnda, et mõtteviisi muutus tuleb ennem. Ja sealt saavad hakata kõik need head asjad liikuma, et see mõte, et midagi võiks teha teistmoodi. Et ma arvan, et innovatsioon, või mina ei arva, vaid see on ka juba nagu definitsioonis, et innovatsioon on ju millegi muutus. Et kas ta on revolutsioon, kas ta on millegi järk-järguline muutus või lihtsalt nagu teeme teistmoodi ja sealt hakkavad tulema need tööriistad. Et kui me tahaks midagi muuta, kui meie mõtteviisis midagi muutuks, siis poleks ka ju mingit vajadust uusi tööriistu luua. Et enne kõike mõtteviisi muutus ja sealt edasi, kuidas? Millega? Aga kuidas me nendest, küsin siia nagu niimoodi, et kuidas me saame aru, et nüüd on need rööpad nii sügavad, et me ei peaks seal enam siis sõitma? Et kuidas me saame sellest tavapärasest nii-öelda rütmist välja, et seda näeme, et seda innovatsiooni on vaja teha? No ma arvan, et seda võib ju üsna lihtsalt, et kui me räägime põllumajanduse kontekstis, et kui sul päeva lõpuks ei tule enam kuludega nulli, et siis midagi on ju papu, on ju. Et, aga tegelikult võiks ju seda varem teha. Ma arvan jah, et... Ehk siis mitte jõuda sinna piiri peale, et sul on tuli taga, vaid sa mõtled juba kestlikult pikemalt ette. Mõtled ette, et eriti kui me nüüd, minu lemmikteema on ju alati muld, on ju, ja ei ole üldse ressursside kasutamine, et sa ei saa ju seda ära kasutada, sul on vaja seda pikka aega, et kui me saame tehnikat uuendada, me saame võtta tööjõudu juurde, me saame uusi maju ehitada, siis maafond on väga piiratud ja muld on selline, nagu seal on ja tema peab sind ikkagi kandma ja toetama ju lõpuni. Ja sina teda vastupidi? Jaa. Just. Selge see. Seal pole küsimustki. Just, et ma tahtsingi mõneti natuke juurde küsida, et korra jäi selline mulje, et kui
on vaja rohkem eks ju, kasu teenida ja see on loomulikult ettevõtluse üks peamisi eesmärke siis, et ega see ju ometi, ja ma tean vastust oma küsimusele, väga retooriline, aga me ei võta seda siis näiteks looduse arvelt, eks ju, et see on võib-olla see koordineerimise pool Metki poole pealt või kuidas see tegelikult see innovatsiooni nagu juhtimine Metki jaoks, mida see füüsiliselt nagu tähendab? Ja enne kui ma selle küsimuse juurde läheks, ma tahaks täiendada seda eelmist ka veel, et tegelikult innovatsiooni olukorras või siis muutuste olukorras, mis elu peale sunnib ettevõtjale. Üks näide on lihtsalt meie tänasest esimesest seminari osast, kus Ants Andres Viira tutvustas viimaseid majandusandmeid ja tegelikult tuli välja see, et viimase 5 aasta jooksul on kulud ehk siis sisendihinnad suurenenud 441 miljonit on see suurus, eks ole, mis on läinud mille arvelt peaks siis tulupool ka suurenema, eks ole. Et kui tegelikult on suurusjärgus 220 miljonit on see, mis toetuste määr on, siis kust tuleb ülejäänud raha? Kogu selle raha katteks, mis nüüd sisendihinnad ära võtavad, pead ettevõtja leidma seda tulu, kui tegelikult müügihind jääb samaks. Vilja puhul näiteks, et siis on küsimus selles, et kust ma siis leian selle raha hulga, milliste tegevuste arvelt, milliste efektiivsuse arvelt, samal ajal kui ettevõtja ütleb, et ma olen viimase 10 aasta jooksul on tööjõukulud suurenenud 2 korda. Et siis tegelikult, mis see veel on? Ja võrdluses oli põllumajandus versus siis toiduainetööstus, et tegelikult investeeringud on kordades põllumajandus juba teinud rohkem kui toiduainetööstus, mis tähendab seda, et ettevõtjad on põllumajanduses juba väga tehnoloogiakesksed, väga innovaatilised ja otsivad seda kasu sealt. Aga nüüd tagasi sinu küsimuse juurde, et kas tehnoloogia või mis siis on, mis on tehnoloogia koht? Ja tehnoloogial on väga oluline roll, alates sellest, kui kõigepealt tuli traktor ja hõlmikader ja mindi sealt edasi, suur hüppe. Täna on põllumees vaatab pigem seda, et kuidas vähem traktoriga põllumeele minna, kuidas vähem mulda pöörata, sest iga põllule minek, iga raja läbimine on kulu. Iga lisatud kilo väetist näiteks või taimekaitsevahendi pritsimist või kasutamist on kulu. Kuidas seda teha võimalikult vähem? Nii, et tegelikult see tulemuses nüüd ei kukuks, tulemust ei kukutaks. Ja siin on väga tähtis see, et mis on see muld, mille peal ta seda kasvatab, mille on see ökoloogia seal sees. Tänu selle, õnneks on meil olemas mullaprintsess siin kõrval, kes sellest täpsemalt räägib, aga tegelikult on kulude juhtimine hästi tähtis põllumehel. Suuremad põllumehed teevad seda väga hästi. Kasutatakse infotehnoloogilisi lahendusi, juba võetakse AI-d kasutusele, isegi meie korraldatud, mis meil kohe nüüd järgmisel nädalal algab, on selline AI-kursus, tehisaru selline kursus 4-osaline ja see sai väga kiiresti täis ja 20 kohta üle poole on juhid. Mis näitab seda, et tegelikult juhid otsivad lahendusi oma tegelikult info juhtimisele. Et kuidas nendest andmetest saada info, kuidas nendest infost saada alus otsustamiseks ja kuidas teadlased siia otsustamise juurde appi tulla nii, et sa vähendaksid oma riske. Ja jõuame ringiga tagasi sellega, see riskide vähendamine on kulu vähendamine. See osati vastab sellele suuremale küsimusele ka, et just Metki roll, isegi mitte ainult tehnika, aga Metki roll innovatsioonis, et see on väga hea, et sa selle AI ära mainisid, sa ütlesid 20 kohta. Teades, nähes, vaadates siin hetkel messi ümber, siis 20 kohta on pisku ühe asja jaoks. Kas see on selline piloot, kus üsnagi nagu uus teema, kuigi me saame rääkida juba mitmest aastast, eks ju, sektoris AI mõttes, aga see on midagi sellist, mis on siis kas, see on nüüd küsimuse vormis, et kas on suuremat rõhku või sukast startivat rõhku omav sisu Metki mõttes innovatsioonis, AI? Jaa, tegelikult teema on suur. Teema on väga suur. Ja mitte ainult meil üle maailma. Ma näiteks nädalavahetusel kuulasin USA ühte podcasti, kus olid põllumajanduskoolitajad ja toetajad omavahel arutasid, mis on 10 suuremat teemat kummagi arvates ja ükshaaval siis tõid. Ja mõlemad teisena tõid välja AI kasutusele võtmise. Et tegelikult meil on samamoodi
see, mis natuke on probleem võib-olla praegu, et kui siiamaani on tehisaru kasutamist võib-olla keelemudelites rohkem olnud, turunduses kasutatakse, eks ole, ja sellistes kohtades nii-öelda kontoritööna, siis küsimus on, kuidas ta tegelikult tuua päris igapäeva praktikasse. Meil on siin juba lahendusi, kuidas põllumees erinevate lahenduste abil tehisaru kasutab, aga kuidas sellest rohkem abi saada? Kuidas teha oma näiteks AI assistente? Kuidas vähendada oma tööjõu, kuidas oma ajakulu vähendada tänu tehisarule? Sellised küsimused on praegu üleval ja mis takistuse otsa me nagu põrkasime natuke, on see, et põllumajanduse valdkonna tehisaru koolitajaid eriti ei ole, kes oleks sellele keskendunud. Ja nad ütlesidki kohe, et tegelikult väga palju turgu on täna finantsosas, eks ole, fintechid, väga palju on kinnisvara valdkonna nõudmist, turunduse nõudmist ja põllumajandusele veel keegi keskendunud ei ole, ehk siis me otsime praegu ka tegelikult selliseid inimesi, kes sellest rohkem räägiksid. Homme on terve päev AI teemadel, toome näiteid, kuidas ja kus juba põllumajanduses AId kasutada saab, aga igal juhul on see igale inimesele, kes tulevikku vaatab ja on see oluline teema, millega tuleks ennast kurssi viia. Ja võib-olla siit küsiks... Mul on nii palju mõtteid veel. Jaa, palun, lisa. Mis ma tahan, mul on tegelikult juba 3 mõtet, mis ma kindlasti tahaks nagu see välja tuua, et ühelt poolt, kui me räägime, et kulubaas on tohutult kasvanud, siis see on ka see koht, kus peab hakkama vaatama, kuidas sa saad efektiivsemalt need asju teha. Ja kui me räägime innovatsioonist, just ka mullaga kas või seotud, et see, ma küll enne ütlesin, et see on mingi suur muutus, aga tegelikult see ei pea olema üldse suur muutus ja kui meil on palju andmeid, siis juba piisab sellest, kui sa hakkad need andmeid kasutama ja hakkad vaatama, et kas või sa vaatad, teed selle mulla analüüsi protokolli lahti ja tutvud sellega, mida tegelikult täna ikkagi veel ei tehta igal pool. Need andmed meil on olemas ja juba esimene suur innovatsioonisamm võib olla see, et sa hakkad andmeid kasutama, mitte sa ei tee enam tunnetuse pealt. Sest et tunnetuse pealt saab ka palju asju ära teha, aga siis sa arvad, siis sa ei tea. Et, ja mis ma veel tahtsin lisada selle kohta, et kui meil on 20 inimest on ju grupis ja see tundub hästi väike, aga põllumajanduses on kindlasti kõige suurem muutus on siuke peer-to-peer learning, et kui me saame juba 20 championit, kes on siis sellised nagu kui me räägime innovatsiooni või sellist nagu tech arendamisest, kui me saame sellist 20 inimest, kes usuvad sellesse lahendusse, siis nemad hakkavad seda sõnumit edasi viima. Et ma arvan, et selle grupi, selle 20 championi kaasamine on väga suur samm edasi. Jah, et sul on üks jagaja ja siis sul on 20, kes edasi jagavad ja siis ma meelega teen püramiidskeemi hetkel lihtsalt kätega, aga seda ainult nalja pärast. Ent ma saan täiesti sinu mõttest aru. Mina võin rääkida mullast, aga ma võin sellest rääkida, see võib tunduda usutav, mida ma räägin, aga kui minult võib-olla saadus mõtet või teadmist hakkab rääkima teisele põllumehele põllumees, siis see on juba hoopis nagu teine väärtus. Kuule, ma tegin niimoodi, ma kuulsin sellisest lahendusest ja see päriselt töötas, siis sealt hakkab see innovatsioon liikuma. Nõus. See on väga hea tähelepanek ja mulle väga meeldib, et sa enne seda punkti tõid välja ka selle, et tegelikult see, just kui see AI on nagu väga-väga palju hüppeid edasi sellele, kus tegelik innovatsioon toimub, on arusaamaks juba nendest asjast, mida sa nagu nii täna teed. Just, et need on sul olemas ja hakka need andmeid kasutama. Just. Olles oma põhipalgatöö peal, siis ei saa rohkem nõustuda. Ja, ma tahtsin võib-olla seda ka küsida, et sa mainisid ka, et räägid mullast, võib tunduda usutav, eks ole, ja Andres, sa mainisid ka seda, et AI-st me nagu, või tehisarust, eks ole, me kõik nagu teame, see on erinevates valdkondades juba nii-öelda oma kombitsaid, eks ole, sisse viinud, aga põllumajandus on nagu siis jäänud natuke siis, ütleme, sellesse nii-öelda selle küüru nagu siis võib-olla mitte teise poolde, aga esimese osa teise poolde nii-öelda siis adapteerimise ja rakendusliku nii-öelda sellise funktsiooni leidmisel. Aga kuidas me siis, ja kuidas Metk siis näiteks, kuidas me saame tagada seda, et see innovatsioon jõuab ka põllumeestele, et ta jää, eks ole, mingisugune projekti tulemite ülevaateks, vaid reaalselt hakkavad toimuma ka siis mõtteviisi muudatused ja ka siis sealt edasi, eks ole, muudatused tegevustes. Ja, te enne küsisite ka, et mis see Metki roll on ju siin innovatsioonis uuendustes üldse selle valdkonna juhtimises. Metk on tegelikult ühest küljest on ta nagu riigiasutus. Ja teisest küljest on erinevate projektide elluviimise üksus.
ka innovatsiooniteenistus, mille juht mina olen, mitte siis terve METki innovatsioonijuht, aga võrgustiku osakonnas on innovatsiooniteenistus ja see on üks programm, lühendina akronüümina on AKIS, eks ole, Agricultural Knowledge and Innovation System, see on üle euroopaline põllumajanduse uuenduste elluviimise süsteem, sest rahastatakse. Ja sellistest projektide kaudu käib meil elu väga paljuski. Ja kui te küsite, et miks kõik ei tee, siis projektidel on omad ressursid. Me valime mingid asjad, me piloteerime, viime ellu ja siis võtab turg üle, on meie lootus, sellepärast et loomulikult turul tegutsevad AI-koolitajad ja võtame siin täiesti tasuta, igaüks on teretulnud kuulama ka ju tasuta Google'i koolitusid, õpi koos Google'iga, ehk siis, mis praegu ju toimuvad, kus ka AI-d õpetatakse, on tunniajane koolitus ja pool tundi pärast seda saab esitada küsimusi ja seda kuulake järgi, õpi koos Google'iga. Et erinevad asju on turul olemas, meie siis riigiasutusena ja siis AKIS projektina, innovatsiooniprojektina ei pea igale poole sekkuma, teeme mingid valikud, toome inimesed kokku, paneme asjad liikuma, aga tähtis on siin praegu, kui me näeme, et teadlased ja ettevõtjad ei saa päris hästi kokku. Ei saa nendes kohtades kokku, kus meile tundub, et oleks vaja kokku saada, siis me püüame selliseid kohtumispaiku luua ja ma olen väga nõus sellega, mis enne Kertu ütles, et tegelikult ettevõtja räägib ettevõtjale, siis see mõjub. Ja me ikkagi tahame, ettevõtja tahab naabri käest kuulda, et kuule, mis sa tegid siin, hakkasid kasutusele? Kuule, kuidas see droonivärgiga on sul? Et kuule, juba lennutad siin drooni kasutada, et agridroonidega näiteks on, et me ootame siin taimekaitseseaduse muutmise seaduse taga, eks ole, et kas see tuleb või ei tule, kui soomlased kasutavad ja leedukad ja kes siin poolakad, eks ole, miks me ei tee veel seda? Miks me ei tohi nagu pritsida, miks me ei tohi väetada? Okei, teeme pilte, väga tore, aga edasi ei saa. Ja siis see on suur muutus, avalik sektor peab tegema koostööd erasektoriga, et kõik kogu määrustest asjadest üle saada, sest on üsna keerukas protokoll seal, nagu selliste suuremate agridroonide, suured aparaadid, nendega toimetada, et millised load peaksid olema näiteks seal ja millised koolitused peaksid olema ja siis tõmmata need esimesed koolitused käima ja vaadata, et kus siin veel turuturge on. Mida me peaksime tegema selleks, et need asjad saaksid liikuma. Et ma näen seda, et see on nagu METki roll ja nende projektide roll uuenduste elluviimisel. Jah, see kõlab väga loogiliselt selles võtmes, et sa võid ju midagi innovaatilist, kui seda niimoodi nimetada, hakata tegema oma enda tootmises, aga selleks, et see oleks legaalne, tunnustatud, sellel on ju tohutult paberitööd ja nagu sa ütlesid, reaalseid seaduse muutusi vaja ellu kutsuda ja siis ka need reaalselt läbi viia, et see toimiks ja oleks korrektne. Jah, ma võib-olla teeks kiire pivoti teema osas, et tuleks Kertu juurde korraks sellise teemaga, et kui me räägime nagu põllumajandusest ja põllumajandus, eks ole, tootjal on see muld, on tema kõige kallim ressurss, see on tema nagu tehas, mille eest ta peab hoolitsema, eks ole. Aga kas me tegelikult nagu räägime piisavalt mullast, kui me peame silmas nagu innovatsiooni? See on väga hea küsimus. Et ma arvan, et me ei räägi ja me räägime. Et fookus on väga palju mullale tulnud juurde ja kui me nüüd mõtleme, et kui palju me mullast teame, siis juba 14. sajandil ütles Da Vinci, et me teame tähtedest rohkem kui mullast meie jalgedel ja see on tänaseni niimoodi. Et ma arvan, et seal mullas innovatsiooni on kindlasti, seal on selleks tohutut ruumi veel. Aga tegelikult iga drooni all on muld. Iga leheanalüüsi all, mis me teeme mingi uue sensoriga, seal all on muld ja see tegelikult näitab ikkagi seda mulla tervist või mulla seisundit. Et ma arvan, et me juba tänaseks räägime mullast üsna palju, alati saaks rohkem, aga mida mina näen selle ajal, et kuidas see innovatsioon jõuab põllule, on enne kõike see, et tootja tuleb kaasa võtta algusest peale. Mitte, et tootja on siis katsealune, kelle peal me katsetame seda, mis me laboris või kusagil tehases välja mõtlesime, et alustame ikkagi algusest, et kellel seda vaja on, kuidas seda vaja on ja lähme temaga koos. Ja selleks on tegelikult täna juba päris palju häid vahendeid. Et üks on see minu mullahaabibeebi, kus me tegelikult ju palju asju arutame, saame kokku. Proovime alustada sellist, mitte proovi alustada, vaid alustamegi sellist Eesti Mulla Koostöökeskuse algatust, mis püsivalt hoiaks koos teadlased, tootjad ja poliitikakujundajad ja tegelikult praegu on veel ju väga hea võimalus rahastust oma innovatsioonile leida läbi suure väikeprojektide.
et selline projektivoor on avaneb novembri keskel ja see on nüüd just see koht, kus tootja saab leida oma innovatsiooni soovile tuge. Et tootja saab seal oma vajaduse, kuidas ma siis ütlen, nagu kirja panna, leida sinna juurde selle teaduspoole ja selle tehnoloogia pakkuja toe, et siis seda konkreetselt nagu asja leida, et tegelikult need mehhanisme tuleb aina juurde, kuidas innovatsioon jõuaks sinna, kus seda päriselt vaja on. Võib-olla korra peatan selle poole peal ka, et kui me nüüd mullast kui sellisest innovatsiooni sihtmärgist nagu räägime, et siis mis võiks olla see lähenemine, mida me võiks sealt nagu otsida või kuidas sellele nagu lähendada, et mida seal nagu oleks vaja muuta. Et kas me räägime siin mõõtmistehnoloogiatest, kas me räägime siin läbi erinevate võtete või mis iganes mullahelestiku taastamisest või hoopis andmepõhist nagu lähenemist, ala mullamudelid ja nii edasi? No ma arvan, et see esimene samm on kindlasti hakata mõistma, kui oluline see muld tegelikult sinu tootmises on. Ja kui palju sealt on võimalik rahaliselt kokku hoida ja seeläbi ka sellise nagu lisandväärtusena keskkonda hoida. Ja seda kindlasti läbi andmepõhise lähenemise, sest nagu ma ennem ütlesin, kui sa ei tea, siis sa arvad. Et sealt tuleb see enne kõike ja need mullasensorid on väga head ja meil on ka tegelikult praegu käimas üks selline koostöö alustamine just AI põhineva tehnoloogiaga, mis aitab mudeldada mullas toimuvaid muutuseid ja hinnata seda oluliselt kiiremini. Et mullas on nii palju teha ja me saame seal kõiki innovatsiooni lähenemisi kasutada. Sensoreid, andmebaase, AI-d, juba lihtsalt sellist võib-olla kahjuks tänapäeval innovaatilist talupõja mõistuse kasutamist. Et mõtle, mis sa teed ja siis tee. Mul on pisike küsimus selle juurde, sest on, et võib-olla võtan nagu suures võtmes seda, aga samas nagu hästi väikse küsimus, et me räägime ju siin Eestis, Eesti mulla peal, see on tegelikult alati öeldes, et see on see, mis meil kogu on jalg all. Kas see innovatsioon selles mullas saaks olla ka see, mida eestlane on ajanud kogu aeg taga, see Nokia? Eesti Nokia, Eesti mulla Nokia. 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 et eestlane on väga selline uuendusmeelne, sest et meil on mingisugune sisse kasvanud soov, vajadus ennast tõestada kõigile maailmas. Et kas see on midagi sellist, mis see mulla innovatsioon nagu on Metki mõttes Eesti vaates või see on mingisugune ka soov revolutsiooni luua nagu ma arvan, et see on täiesti potentsiaalne, et kui me nüüd mõtleme selle mulla missiooni peale, mida me ajame, selle peamine tööriist on need eluslaborid, mis on siis selline nagu koostööline platvorm, kus tulevad siis kokku poliitikakujundajad, tootjad, maaomanikud, sisendimüüjad, loomulikult teadlased, kohalikud omavalitsused, kes iganes selle konkreetse piirkonna kokku puutuvad ja siis hindavad probleemi või mingit kohta, mis vajaks parandamist ja hakkavad koostöö lahendust disainima. Eesti on nii väike, et me võime olla nagu selline living lab nation, et kogu meie riik on üks selline innovatsioonipesa. Ja kui me nüüd mõtleme mulla peale, siis Eesti muldade kirjusus on tohutu. Meil on nii palju erinevaid muldasi ja nii palju asju, mida me saaksime nagu väiksel skaalal uurida, piloteerida ja siis maailmale jagada, eks. Et see ei ole üldse võimatu mõte. Mind huvitab, et siin ongi järjest tulnud nagu välja, et meil justkui nagu need võimalused oleksid. Vajadusel me saaks selle nii-öelda finantseeringuga sinna taha. Aga mis need siis praegu võiksid olla need nagu takistused? Kas meil on nüüd see mingid takistusi? Kas on see, ütleme, vastuvõtlikkus? Me räägime küll, et me oleme uuendusmeelsed, aga me räägime põllumajandusest ka võib-olla, see võib-olla nüüd, ütleme siis juba vana uudis, et pigem ka nagu konservatiivsest sektorist, eks ole, võib-olla on selle põlvkonna vahetusega, eks ole, see suhtumine nagu hakkab muutuma, et kas see jääb praegu nagu millegi taha kinni, mis võiksid olla need takistused, mis aitavad meil seda nii-öelda edasi siis liikuda või siis tuua neid silmi sinna peale või siis viia seda mis iganes teadmist siis reaalselt nagu ka põllule. Kui vaadata tervet sektorit, siis nii nagu tööstussektoris on põllumajandus samamoodi tegelikult, et tööjõud on esimene asi, mida suuremad ettevõtjad ja tegelikult ka väikesed ütlevad, et mis on takistus. Et see on, kui palju tuleb, kas üldse tuleb noori peale,
ja siis, kui sa oled juba tegutsev ettevõtja seal, siis et kus sa saad sellega tegelikult oma tööjõu? Noh, me teame, mäletame seda maasikakorjajate teemat, on ju. Täna ütlevad suuremad piimatöösturid, siis tootjad, et mitmeid aastaid ei ole juba lauta saanud eestlasest. Et meil on ukrainlased, kes on siin mingi aja, me saame neid kasutada, loodetavasti saab see sõda läbi ja siis nad lähevad tagasi koju, aga tegelikult kes on siis see, kes läheb lautotööle ja millise raha eest, enne me rääkisime, et palgakasv on metsik, eks. Ja küsimus, et kui et piimahind ka natuke tõuseb, et siis sa saad sealt selle tagasi. Ja tegelikult on ikkagi küsimus selles, et kellega sa seda toodad, kui jõuame põllule, siis täna need traktorid, kombainid, kõik need seadmed, haakeristad, need on sellised ju kõrgtehnoloogilised juba. Et kas siis see, kui ennem oli juttu sellest, et teadmine on kõige alus, see info, kas see mees oskab üldse sisestada seda õiget põldu sinna sellele või peab seda agronoom ära tegema kuskilt kontorist või kuidas see asi käib. No inimeste teadmiste ja oskuste tase, keda meil üldse põllumajanduses on, kuidas me neid ette valmistame, see on nagu pikem ahel. Ja siis kas ja kuidas me saame nüüd selle valdkonna kõrgtasemega spetsialiste juurde tuua. Et see on nagu esimene küsimus minu arvates. Mina näen, et siin on peamine, kuidas ma ütlen, ta ei ole takistus, aga mis võib-olla nagu võtab nagu hoogu maha, on see, et Eesti, ma olen täiesti veendunud, et Eesti põllumees on väga uudishimulik, aga umbusklik. Ja mis on täiesti arusaadav, eriti olukorras, kus meil viimast aastad on olnud väga keerulised, et võib-olla kõikide uute tehnoloogiate kasutusele võtmine vajab nagu sellise usalduse kasvu, et see päriselt töötab. Et loomulikult tahaks teha tootmist efektiivsemaks, paremaks, igatepidi tulusamaks, aga kas see investeering, mis ma teen, mulle päriselt ka kasu annab? Sest et see on alguses alati kulu. See on alati investeering. Aga ma arvan, et see, et meil on see uudisimu olemas ja see selline soov olla ikkagi parem ja just efektiivsem. Ma usun, et meil on selline drive rahvusena olla efektiivsem. Ja, ma olen nõus olles iga päev ka ju töötades põllumeestega koos, siis need tegevused, mis me teeme, näitab seda ehedalt ära ja need üritused, kus me käime, siis uuendusmeelsed on Eesti toidutootjad päris kindlasti. Suhteliselt suuremas vaatevinklis. Kuigi ma olen Kristiniga väga nõus, et see konservatiivsus on veel endiselt olemas. Ma tahaks arvata, et siin on see, nagu meil siin oli varasemalt juttu, et me oleme selle siis generatsiooni muutuse just nagu selles esimeses faasis tegelikult, et see kindlasti on üks teatud kuldvõtmeid, mis võib-olla seda ala rohkem avab. Aga meil on ka tegelikult ju sellised nii-öelda vanema põlvkonna tootjad, kes on väga uuendusmeelsed ja väga uudishimulikud ja altid katsetama ja riskima nende asjadega ja tegelikult neil läheb hästi. Ja, ma kindlasti ütlen valjusti välja ka, et kindlasti ei diskrimineeri kedagi, kes nüüd generatsiooni vahetusest pihta sai selles lauses. Et loomulikult on see amploa väga lai. Sellest samast, mis kinni võtad, et kui tegelikult käia põllupäevadel, siis ja vaadata, see on ju tarmukaid noori mehi, on ju ruumid täis, need suured telgid, et see on ju väga äge. Aga nüüd tulles selle juurde, et meil on ju uudishimulikud ja ägedad need põllumehed, tegelikult nad otsivad seda infot ja alles hiljuti lihaviisekasvatajatega Austrias käies oli juttu, vaadates nende maheteemale otsa seal, siis tuli jutuks ka see, et portsion karjatamine, et tegelikult tehnoloogia on ju olemas teha seda elektrooniliselt, mitte ehitada neid aedasid nii palju. Aga kui me vaadata siin, kas on Uus-Meremaa ja kõik tehnoloogia on tänaseks olemas Norras, kus on mäed, et kuidas sa sinna aedu sinna teed, siis kui sa lihaveised ja lambad ja kes kõik. Ühesõnaga, tehnoloogia on olemas, aga see on küsimus alati hinnas, et kui me jõuame selle juurde, et iga sammu juures, mida põllumees teeb, peab ta välja kalkuleerima, kas see minule sobib, miks ma seda teen ja kuidas ma seda teen. Et kui mõelda selle, $250 on üks kaelarõngas, mis siis loomale kaela pannakse, seal siis korrutada siis oma loomade arvuga ja vaata siis palju on esialgne investeering ja siis kui on aastas tuleb sinna võib-olla mingi, ma ei tea, paarkümmend tuhat eurot tuleb veel hoolduskulu otsa ja kõik need ühendused ja asjad, siis sa säästad küll aedade ehitamisest, aga siis sa võrdled selle tööjõukuluga või mõtled, et ma leian selle paar meest küla pealt, kes mul need aiad
ära paneb ja siis veel ma saan siis kogukonnale veel tagasi anda nagu raha ka, et meil paar inimest saavad tööd, siis sa kalkuleeridki seda, sellest, et põllumees on väga ka kogukondlik, ta ju kaasab ümbruskonnas neid inimesi, ta ju mõtleb ümber ringist, et kes meil siin on, sest et noh, kas mul on kool jääb alles ja kas mul on lasteaed alles ja kõik need teenused on, et kes meil siin elavad, mitte ainult see maa ainult, vaid kõik need teenused ümberringi, et see on nagu kogukonnaga ühise tegemise asi, et selles mõttes on, et tublid inimesed innovaatiliselt mõtlevad. Nüüd on küsimus, et kuidas seda innovaatilist mõtlemist nendele kahtlejatele järgi anda, sest me teame ju, neid pioneere ja otsijaid on mingi väike protsent. Ja kuidas, millal ja kuidas see ülejäänud seltskond siis oma rehkendus ära teeb ja ütleb, et jaa, kuule, tasub, nüüd juba tasub, enne ei tasunud, aga nüüd juba tasub seda tehnoloogiat minu juures, minu tingimustel kasutada. Jah, see on nagu lumememme lumepalli tegemine, et alguses seda väikest kuuli mudid ja pudid seal lume sees, et saaks suuremaks ühel hetkel vaatada, et ossanuga, kõik lumi jääb külge. Portsjon karjatamine kui selline on tegelikult imeline näide innovatsioonist. Et kui, sest portsjon karjatamine ju... Vana hea. Vana hea. Et ma mõtlengi, et ja mitte isegi vana hea, vaid see on ju nõnda, kuidas piisonid looduses liiguvad. Ja nemad on juba ammu selle ära häkkinud, et nii on nagu kõige parem. Ja nüüd inimene jõudis ka siis järgi, et kui me nagu lühikese aja jooksul intensiivselt karjatame loomi, siis nad söövad ära kõik taimed, mis annab kõikidele liikidele võrdsed võimalused uuesti taas tärgata. See sööt läheb loomulikult teel tagasi sinna, kust ta tuli ja nii võiks nagu päris hea saada. Ja et see, vana hea nii uues kuues, et ja ma arvan, et see on niisugune nagu innovation in a nutshell. Ja see on natuke, olgem ausad, ka saame panna lipsu külge nimega taastav põllumajandus, eks ju, et me läheme tegelikult mingisugustele loogilistele järeldustele tagasi, et minna edasi. Ja loodus tegi selle juba päris ammu enda selgeks, on ju, et nii toimib, aga me proovisime teistmoodi, ei toiminud, proovime siis nii, nagu kõigepealt oli mõeldud. Et kui sa otsid nagu lahendust mingisugusel probleemil, et mine korraks kiika loodusesse, et neil on ilmselt lahendus olemas, eks ole. Aga ma korraks tahan tulla nagu võib-olla natukene tagasi selle juurde, et meil on, eks ole, ütleme siin uudishimulikud põllumehed, võib-olla natukene umbusklikud, tahaks nagu muuta, aga ei ole kindel, kas see toob mulle raha tagasi. Siis teine pool on võib-olla see, et okei, ma proovin seda, aga ma ei tea, kas mul on seda kapitali. Ja siit võib-olla nagu siis selline küsimus rohkem, et tegelikult meil on siis ühelt poolt on mingisugused väljakutsed selle rahastuse tagamisel, meil on mingid poolt väljakutsed siis võib-olla ka nendes hoiakutes ja meil on ka mingid väljakutsed siis selles bürokraatias, või siis poliitikas, eks ole, mis nagu lubaks meil selles siis majandusruumis või keskkonnas nagu tegutseda. Et tundub, et meil on nagu vaja ka niisugust erinevate osapoolte riskide maandamist. Et keegi ei taha liialt nagu riske võtta, sellepärast, et ei taha seda riski nagu üksi kanda. Et siis nagu võib-olla siit selline küsimus, et kas meil on siis nagu selle, ütleme, erasektori, avaliku sektori, teadusasutuste vahel nagu rohkem koostööd vaja? Või kuidas see praegu see koostöö nagu lahti mõtestada? Et kas seda on piisavalt või on seda veel rohkem vaja? No, ma hakkaks siis sellest, teeks otsa lahti kõigepealt, et jaa, loomulikult on rohkem vaja. Ega avalik sektor oma vahel ka ülearu hästi koostööd ei tee. Kui me mõtleme näiteks seda, et kuidas meil maapiirkondades ettevõtluse nõustamine näiteks on korraldatud, et siis tegelikult töötlevat tööstust ja teenindust nõustavad meil maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultandid. Siis põllumajandussektorit nõustavad meil nüüd METKi nimekirja alusel siis nõustajad, eks ole, konsulendid, et meil on ja ülearu head koostööd nüüd Majandus-kommunikatsiooniministeerium, regionaal- ja põllumajandusministeerium ja muud ministeeriumid ei tee, eks ole. See on see rohujuure tasandil koostöö, kus me peame siit nägema seda, et kuulge, see on turutõrge. Lahendame need asjad omavahel ise ära ja toome need inimesed kokku, et kui põllumees kuulab, et okei, ma tahaks nüüd natuke seda asja, mis ma olen nüüd külvanud ja lõiganud ja seisab mul ja tahaks väärindada, siis ta jõuab toiduainete tööstuse juurde, mitte see esmatöötlemise juurde, vaid toiduainete tööstuse juurde, siis ta saab minna juba ka küsima näiteks maakondlikust arenduskeskusest abi sealt ettevõtlusnõustajate käest. Kindlasti on meil konsulentide rivi väga väärikas, pikk, sinna on juurde tulnud tublisid noori
konsulente ja sinna juurde tuleb inimesi järjest veel, kui me enne mainisin sõna AKIS, eks ole, see makstakse ka sellest kinni. Siis eraldi teema on teadmussiire, kogutakse sektorilt erinevaid ideid, mida oleks vaja teha nüüd, et neid inimesi kokku võtta, teemad läbi arutada ja panna erinevad projektid käima, siis selle teadmussiirdest nagu tulevad erinevad konverentse, seminare, algatusi, sellest rahastatakse. Siis me jõuame järgmiste sammude juurde, mida juba Kertu mainis, kus on suur ja väike ja suur investeeringute programm, algab novembris. Mina ka siis olen nagu vahendaja veidi seal PRIA ja ministeeriumi vahel. Varsti tuleme välja podcastiga ja varsti tuleme välja ka infopäevaga, tuleme sellega veebi, et kõik siis huvilised saaksid siis kuulda, et mis tingimused ja kuidas ja saaksid vastused oma küsimustele. Täna ka ministeerium on väljas siin samas seminari alal, see seminar juba algas, varsti peab sinna minema. Ja et selliste erinevate kokkutoomistega, kuhu avalik sektor saab ise omavahel kokku ja võtab juurde ka siis ettevõtjad, sest et meil toidutootmine ja põllumees on ju vaja kokku tuua, et sealt siis vaadata, et kust saaks siin parima turuniši ärakasutamise. Sest et kui sa lähed kõigile pakkuma midagi ja ei ole väga hästi läbi mõelnud, kuidas ma selle maha suudan müüa, siis sa saad seda hinda, nagu sul täna turul pakutakse. Aga kui mida paremini sa leiad oma niši ja suudad selle niši siis riskid ära kaardistada ja maandada, siis seda edukam sa oled. Et seda erinevad nagu põllumehed siin täna ka meie seminaril on rääkinud. Et koostööd meil kindlasti on, aga ma arvan, et arenguruumi on veel mitte. Veel rohkem. On kindlasti. Ja tegeks seda koostööharjumust. Ja me jõuame kuidagi ringiga nagu tagasi selle peale, mis sa ise ka, Kertu, mainisid, et kui Elmar küsis selle mulla Nokia teema kohta, eks ole, et tegelikult see meie väiksus võiks ju olla see meie eelis. Kiiresti katsetada, kiiresti kohaneda, kiiresti liikuda, aga ometi. Aga no vaadake, teie ka teate ju seda laulu, et hoian kõik endale. Tean, mul laste lemmik laul. Jah. Ka minu isiklik lemmik. Aga no mingi pärast on jah ikkagi nagu väike süke tõrge on, et tahaks olla kõige parem, tahaks olla ka naabris parem, ma ei ütle talle. Ma ei ütle talle, kuidas mul läks. Kuidas ma seda tegin. Aga ma ei jaga oma andmeid. Ma ei jaga ja seda on kahjuks päris palju. Ma ei jaga oma andmeid, ma ei ütle, kuidas ma tegin. Aga et ma usun, et me oleme liikumas sinna poole, et me jagame oma andmeid, me räägime, kuidas me teeme. Ja minu enda selline suur järgmise aasta unistus on selline, et me saame ka sellise infopäeva korraldada ja sellise nagu teabematerjali luua, et kuidas kas või oma katseid teha ja kuidas andmeid naabriga jagada ja kuidas naabrilt saada infot. Et seda nagu katsetamist ja innovatsiooni ikkagi rohkem toetada, et täna kindlasti teadlased ei toeta tootjaid piisavalt, sest see ei ole ka nende töö. See ei ole ka neil ei ole seda mingit mehhanismi, mis seda ka kuidagi väärtustaks või väärindaks seda, et neid hinnatakse selle järgi, palju nad avaldavad, mitte selle järgi mitmel korral nende avastust on päriselt rakendatud. Et me saaksime ikkagi sellise nagu püsiva koostöö käima, et me teeme neid katseid koos, me hindame need andmeid koos ja võib-olla Elmaril ja Kristjanil ja võib-olla Tõnisel on sama mõte, et uurime neid asju, aga teeme ühtemoodi need katsed, siis vaatame, kus mul läks, kuidas sul läks ja kuidas tal läks. Et ei pea igaüks nokitsema kuskil oma kännu otsas, vaid tuleme saame kokku, proovime koos. Proovime koos, just. Ja, et tegelikult selles mõttes ongi teadlane koos ettevõtjaga. Alguses töötab välja mingisuguse toimuva prototüübi. Kui teadlane on lahenduse välja töötanud, ettevõtja vaatab, et väga mõnev, proovime. Ja proovib ja siis saab aru, et kuule, et see võiks toimida. Ja teadlane saab aru, et see toimibki, ta ju teadust tegi on ju ja ettevõtja vaatab, ka toimib. Ja siis need jõuavad selle juurde, et kuidas seda skaleerida. Et kuidas seda muuta nii suureks, et see on nagu äriliselt tasuv. Ja sinna oleks vaja võib-olla juba järgmist inimest juurde vaja. Et siis ongi küsimus, et kuulge, otsige seda abi. See peaks olema kõige parem, kes seda ideed nüüd aitab sul skaleerida ja viia maailma. Et seal tuleb juba turunduse inimesed, seal tulevad tootearenduse inimesed juurde, seal tulevad välisturgude inimesed juurde, kes võivad otsida seda abi. Tegelikult on meiega põllumeestel väga head võrgustikud olemas.
näiteks on olemas ka meie osakonna, minu enda kaastöötajad, kes Euroopa Komisjoni Euroopa innovatsioonipartnerluse võrgustikes töötavad, on olemas ligipääs andmebaasidele, kus on kõik projektid. Et kui ütled, et kuule, ma tahaks vaadata, et kas sellel teemal Euroopas, mis on veel tehtud, siis ei võta väga palju aega, kui minna sinna andmebaasi sisse ja vaadata, et okei, vaatame, mis projekte on tehtud, sa tahad minna vaatama, kuulama, mis nad tegid, okei, kas mina kirjutan või sina ise kirjutad. Eks see on tegelikult innovatsiooniteenistuse üks ülesanne, mida me teeme tasuta, eks ole, me viime kokku teadlasi, me viime erinevaid rahvusvaheliste kontakte, otsime teile välja, kui teil on enam-vähem selge, mida te tahate teha. Et kui me, ja nüüd on see skaleerimise küsimus ongi, et siis jõuad juba võib-olla rahastaja juurde, kas sa nüüd küsid Euroopa Liidu toetusi või lähed panka ja ütled, et kuulge, ma ei hakka jamama nende asjadega. Lõpuks on üks sama, et tegelikult et sa pead lõpuks selle elujõulise äri ju siia peale tekitama. No päeva lõpuks on meil kõigil ikkagi ju nagu valdavalt üks ainus soov, et mitte üks soov, neid soove on palju, aga need on üsna nagu sarnased, et tahaks, et kõht oleks täis ja pere oleks toidetud ja õues võiks muru olla ja vesi võiks olla joomiskõlblik ja kõik elame rõõmsalt samas keskkonnas. Maslow püramiid. Ja õhk võiks puhas olla. Täpselt. Enam-vähem. Aga meie see segment siin on nüüd saamas kohe otsa. Kummalegi teile kiire ja hästi lühike küsimus, hästi lühikese vastusega. Mis on see üks asi, millega võiks nüüd toidutootja alustada, et innovatsiooni enda mullas ja ettevõtmises tuua? Mis on see esimene samm? No mina ütlen kohe, et õppima mulda tundma. Näpp mulda? Näpp mulda. Labidas kätte ja auku kaevama? No seda ka, aga meil on neid vahendeid, kuidas oma mulla seisundit hinnata on nii palju, et mitte ainult mulla keemiat, aga mulla füüsikat, mulla bioloogiat. Tee selgeks, kuidas tal läheb ja siis sealt edasi. Ja mina ütlen, et ole jätkuvalt uudishimulik ja otsi neid inimesi, kes on targemad kui sina. Ja kui sa räägid ainult omasuguste inimestega, siis sa peaksid võib-olla mõtlema, et järsku ma peaksin seda tuba vahetama. Nagu öeldakse, kui ma olen kõige targem inimene toas, siis vaheta tuba. Ehk siis otsi teadlast, otsi seda konsultanti, otsi seda nõustajat või ära jää sinna, et ma üksi ainult oma peas, ketran mingit ideed, vaid jaga seda välja natuke, sa saad täiesti ootamatust kohast välja väga ägeda tulemuse vastu, nii et sharing is caring, et jagamine on hoolimine. Mulle väga meeldib see, et ma sõnastan selle enda jaoks veel ümber, et ole rõõmuga teistest maas, sest siis sul on kuhugi edasi jõuda. Ja ma tahtsin Andrese mõtted sama umbes loogikaga täiendada, et kui sa oled kõige targem, eks ole, inimene toas, siis mine võib-olla vaheta tuba ja kui sa tunned, et sa kõige rumalam inimene toas, siis jää sinna ruumi ja ära karda seal olla. Ja küsi on ju, et ära karda olla rumal. Just. Igatahes. Andres, Kertu. Suur rõõm, et meie saatesse tulite. Soovime teile ägedaid messipäevi. Just. Ja kohtume innovatsiooni alal. Ja tere tulemast homme täna. Mina olen komme siin innovatsiooni alal. Väga hea. Kohtume sinuga ka seal. Aitäh teile. Aitäh.